Siin Otepää Tehmanti suusastaadion, siin 43. Tartu maraton. Ta ei jätkunud suusalund isegi mitte siia kanti, aga tänavu küll, aga kui sa seda praktiseerida ei saa, siis ei julge võib-olla starti ka tulla. ja samal ajal, kui ikkagi suures osas Eestis lund, Et siis ei unune ka ära. mõned asjad lähevad muidu roost. Jah, täpselt nii. Aga samal päris kiire. kui on vaid neid mehi, kes tahaksid kiiresti sõita, aga praegu on siis ametlikud ilmateated meie ees, õhk -4,9 kraadi, nii et siin osa stardiprotokollist nimekamad mehed ja loomulikult troonib seda rida ikkagi 32-aastane Eldar Rönning, kes siis tänavu Norra koondisesse ei mahtunud, aga suur favoriit ta siin muidugi on. Kahtlemata Eldar on suurim võitjasoosik täna meil. Ja nii nagu treener Mati Alaver Algo Davosist siia saatis, ühte meest tuleb jälgida, see on Rönningut. Ja aga kindlasti on meil ka Eesti mehi, kes kui ennast Harime otsa nii-öelda ära veavad, siis võivad ka näidata päris häid tulemusi seal finišijoonel. Ja siin siis ka naiste nimekirja tipp Tatjana Mannima sihib jälle FIS maratonide karikasarja võitu. Ühe võidu ta tänavu siis sai liiti kuuluvaid mehi eesotsas vendade Anders Jörgen Auklandiga, sest ühest küljest jah, eks Tartu maraton seekord ei kuulu skiklassiku sarja, vaid on FIS oma kella ka veel käima, et kontrollida, kuidas enda sõit edeneb. Ja nüüd siis vastu päikest ja alla tuult, aeg on käes. 2 aastat tuli siis oodata, et see suusatajate laviin Tehmanti staadionil liikuma saaks. Tartu nelikürituse mulluse võitja Arlar Soo ja Estolopeti koduse suusamaratonide sarja praegune liider Morten Briks kõige ees. Nende selja taga ka 5000 kanget, tublit suusanaist ja suusameest, kel iga ühel muidugi oma siht. Oma eesmärk tänaseks tõepoolest kauniks talvepäevaks, kas siis võita Tartu maraton, nüüd ju siin rajal on nii mõnigi mees, või olla minutikeseni kiirem kui 2 aasta eest või jõuda finišipaika kiiremini 5 või 6 või 7 tunnist või olla seekord veel eespool oma pojast, tütrest, jätta lõpuks ükskord ometi selja taha vana hea sõber, kes just alati kipnud varem lõpetama. Olgu see eesmärk siis kindlal kujul olemas, sõnastatud või lihtsalt kusagil alateadvusest tiksumas. Ühine kõigi jaoks on muidugi see, et tänasest päevast, 15. veebruarist, kujuneks üks ilus suusapäev. Meie rahva tõeliselt tore pidupäev, aga mõistagi juba enam kui 2 aastakümne jooksul mitte enam ainult meie rahva tugevate ja tervete inimeste rõõmupäev. Tänagi on stardis 29 riigi suusatajad. Eestist on arusaadavalt lõviosa laias laastus nii 4/5, aga siin annavad paaristõugetega hoogu ka need, kes tulnud selleks nädala lõpuks Otepääle Venemaalt, Soomest, Rootsist, Lätist, Norrast, Tšehhist, Leedust, Saksamaalt, Prantsusmaalt, Poolast, Itaaliast, Šveitsist, Slovakkiast, Hispaaniast, Taanist, Austriast, Sloveeniast, Suurbritanniast. Nimekiri on veel pikk. Ameerika Ühendriikidest, Kanadast, Valgevenest, Austraaliast, Jaapanist, Iisraelist, Luksemburgist, Ukrainast ja isegi Uus-Meremaalt on kohal üks suusataja. Rääkimata muidugi Hiiumaalt ja Saaremaalt tulnust. Nii loob siis see rahvusvaheline seltskond ühiselt vägevat pilti, mis ajalukku läheb tänavusest Tartu maratonist. Ja nagu 3 aastakümne jooksul ikka Rene Eespere loodud maratoni hümnisaat. Kui siin selles suures rahvahulgas märkada ka natukese teistsuguse kujundusega numbreid, siis maratoni kunagiste võitjate osavõttu vääristatakse võitjanumbriga ja maratoni saadiku kirjaga numbri järgi tunnete ära mehe või naise, kes on lõpetanud enam kui 20 Tartu maratoni. Eks muidugi igasuguseid huvitavaid aegu on 55-aastane Tartu maraton üle elanud. Hiilgeaegadel sai kõnekäänuks. Mäletate, õige Eesti mees on see, kes on ostnud endale nahkpintsaku, kes käinud Estonias vaatamas Savoy palli ja kes sõitnud läbi Tartu maratoni. Ja olid eesmärgid. Oli juhuseid, mida sekretariaadis siiamaani muigamisi meenutatakse. Noh, eks suure Isamaasõja veteranid nõudsid dokumendi ettenäitamisel kohta esimesse stardiritta. Ei tea, kas nad hiljem ka tänulikud olid, et sinna neid väljaspool järjekorda
2008. aastal siis, kui Peeter Kümmel elu parima maailmakarika koha, see viienda koha. Nii, aga kas nüüd Eldar Rönningu pakutud tempo siin enne Palu vahefinišit on nüüd nii kõva, et ka see viisik laguneb, sest just seal Algo Kärbi koha pealt on praegu vahe sisse tekkinud ja 3 norralast on eest ära saanud. Nii et 3 norralast, 2 Eesti meest ja Palu vahefinišisse tulebki ees Eldar Rönning, tema järel Audult Langoland, siis tuleb Martin Hammer, Martti Himma ja Algo Kärp ja kas niisuguses järjekorras siis ka vahefiniši joonest üle sõidetakse ilmselt küll, sest oluline on siin vahefiniši võit ja selle nopib ikkagi Eldar Rönning, vaevalt Audun Laugaland läheb siin nüüd enam nii kuulsa mehe vastu üritama, aga mis see tähendab nüüd see vahe? Sinna ette jääb praegu, just meie meeste ette jääb Martin Hammer, nii vahefiniši võit läheb Eldar Rönningule, nii et siis 2-1 vahefinišit täna Eldar Rönningule ja siit hakkab tekkima juba täiesti märgatav vahe. Ei ole grupi sees veel niisugust vahet liidrite sees olnudki, et 7-8 sekundiline vahe on praegu liidrite vahel, aga kas mehed pärast seda, kui joogitopsi võtsid, viskasid pilgu selja taha ja pilt oli selge, et kas nüüd tuleb minna? Selge, siin oli selge märk sellest, et eest ära ja Laugaland tõenäoliselt tema meil ei kanna GPS seadet, aga... No see on veel see Palu vahefiniši tulemused, jah, 12 paremat meie omal ajal siis järgmised mehed alates 7. kohast ja Madis Vaikmaa vedamisel tuldi sinna Palu vahefiniši punkti 40. Jälgite seda äppi ja saate sõnumeid kogu aeg, jah? 1182 sai sõnumi saate, siis ta... Nüüd tagasi liidrite peale ja siin nad on siis kahekesi ikka ees, kui jõutakse Hellenurme teeninduspunkti. Seal ei ole küll vahefinišit, aga igatahes teeninduspunkti jõutakse ja Eldar Rönning kõige ees siis ikka koos Audun Laugalandiga. Nii et kogenud suusamehed, 32-aastane Eldar Rönning, 33-ne Audun Laugaland on siis siin oma tahtmise maksma pannud, oma trumbi väga vägevalt suusarajale löönud ja kahekesi nad enne Palu, vahetult enne Palu vahefinišit ära läksid ja nüüd on see enam asja. Vahed on sedavõrd suured ja ikkagi oli seal varem, mis oli ja kuidas see Rönningu sõit paistis, on ise küsimus. Igatahes, kui minekuks läks, siis oli Rönning väge täis ja läinud eest ongi. Aga Algo Kärbil muidugi ees siis 1. märtsil Falunis maailmameistrivõistluste 50 kilomeetri ühistardist klassikasõit ja enne seda siis ka Eesti koondises teatesõit, nii et kui suur see vahe nüüd siis on, kui tuleb jälitajate grupp, see trio Himma, Hammer ja Kärp, siis jah, üle 1,5 minuti juba. Selge see, nii ta on siis täna läinud. Tundus, et oligi Antonella Confortola vaiat, jah, just nimelt, nii et ta kaotab nüüd siis veel 51 sekundit lisaks Tanja Vannimaale, nii et 5.51 on ta praegu taga. Tanjast läkski siit, jah, naistel on siis see kollane number, näete, Antonella Confortola vaiat tulebki siis numbri all 10.004. Eesti hea enesetunne, et minul isiklikult on tavaliselt siuke 5-8 päev, ma olen äärmiselt väsinud, aga 10 päeva hiljem siis tekib alles tõeliselt hea enesetunne mägedest alla tulles. No see enam-vähem niisugune mudel ongi. See on nii personaalne, kuidas osadel on mägedest alla tulles kohe paar päeva väga hea olla, aga jah, eks sõids korras ja sõidetavad võistlussuusaga. Liidrite vahel olukord muutuseta. Kord veab Laugaland, kord Rönning ja nii kihutatakse finiši poole, kus juures edu sekundi jagu ikkagi kasvab ja kui nüüd jääb veel 5 kilomeetrit lõpuni, siis nüüd on selge Rönningu grupp ja Hammeri grupp. Sportlastega olen suhelnud ja võistlustel näinud, et klassikasuuska, kui kasutatakse, siis ikkagi reeglina ilma määrdeta. Nii, nüüd tegi silmnähtava käiguvahetuse Eldar Rönning ja kas see oligi otsustav? 2 tundi, 40 minutit ja 30 sekundit peale oli sõidetud, kui Eldar Rönning tõesti lülitas sisse kiirema käigu, paaris tõugetega läks ja hoobilt oli vahe oma 10-meetrine Audun Laugalangi ees.
ja kas see tähendas, et nüüd on tegu tehtud või jäi see ikkagi veel väikeseks proovimiseks, vaatas, kas Laugaland tuleb järgi või mitte, sest nüüd kuidagi see hoog rauges, aga vahe on ikka sees. Ja praegu tundub, et siin nagu enam ei ole vaja ennustada ja pikalt mõelda, kes selle sõidu võidab, et kilomeeter ainult lõpuni jäänud ja selgelt Laugalandil tundub. Läheb ikkagi sinna kõige varjulisemale rajale, kus päike peale pole ka paistnud ja nüüd võib juba siis tulla ilusasti keskele Eldar Rönning, 43. Tartu maratoni võitja. Kui eelmisel korral võitis Simen Östensen, on siin triumfeerinud ka Anders Aukland 2 korral, siis nüüd on kord Eldar Rönningu käes. Ja kaksikvõidu norralastele tagab siis kogenud maratonimees Audun Laugaland. 2 tundi 43 minutit 40,7 sekundit kulus siis Eldar Rönningul 63 kilomeetrise sõidumaa läbimiseks. On jäänud, temale jääb siit täna 5. koht, ei enamat. Ja Martin Hammer tuleb praegu Martti Himma kõrval, aga Himmal on veel küllalt särtsu ja Martti Himma läheb hüpetega, paaris tõugetega ja teeb elu kõige kõvema sõidu. Lõpetab 3. täna 43. Tartu maratonil ja 3. koht ikkagi Eestisse ja selle võtab Martti Himma Martin Hammeri ja Algo Kärbi ees. Suurepärane Martile palju õnne. Ja siin tegi tõesti Martti Himma täna väga ilus. Thank you. It was a really nice race with perfect tracks, good atmosphere and everything was well organized. My feeling during the race was really good. I had grip wax and had good grip on my skis until 30 kilometers left and the shape was good and I felt good and it was really fun to be in here. Tõesti müürlande jaoks olnud eriti edukas. Ka 12 paremat, kes siis ka Tartu maratoni suure lautasustamisel astuvad, on meie ees. Rönning, Laugaland, ju võib-olla isegi, et kes sa oled, aga igatahes Tatjana Mannimaa on sitkelt sõitnud ja teeb ta siis kaasa ka maailmameistrivõistlustel, nii et sõidab Falunisse, et Eesti naiskond saaks ka suurt teadet 4x5 kilomeetri teatesõidu kaasa teha, aga muidugi pikale maale 30 kilomeetri ühistardis klassika sõidule Tanja ilmselt ei tule, nii nagu see ka kavas on, sest nüüd on põhjust jahtida juba FIS maratonide karikasarja üldvõitu. Suure tõenäosusega et Tatjanal eelmine aasta õnnestus see võita ja kindlasti on tal see eesmärk ka täna, et praegu saab ta rahulikult finišini tulla, et selja taga on suur valge tühjus ja teine naine siis ja väga palju mehi ka veel nende vahel, enne kui Antonella Confortola Wyatt lõpuks pärale jõuab, nii et Tatjana Mannimaa lõpetab 2 korda Tartu maratoni naiste konkurentsis võitjana 10-aastase vahe järel ja siin ta siis nüüd päral on 3 tundi, 10 minutit ja 7 sekundi 10 peale ka veel. Aga igal juhul oi kui kaua on ta seda koduse Tartu maratoni võitu jahtinud pärast 2005. Ikka on olnud siin keegi tugevam, ei ole vahel olnud endal see kõige parem päev ja ei ole olnud võimalust võita täna, 15. veebruaril 2015. aastal. Kerge kindlasti ei olnud, aga ütleme, oli täitsa okeid sõida. Kui sa nüüd selle hooaega vaatad ja selle hooaja maratone, siis on läinud päris hästi, et kuidas selle hooajal niimoodi on õnnestunud? Jah, ütleme, praegu viimased 2 maratonit õnnestus ikka hästi, aga hooaja alguses nagu ei olnud kõige parema. Ja loodame... Confortola oli teine, kaotades 4 minutit 49 sekundit Tatjana Mannimaale ja nüüd on siis 3. päral Triin Ojaste ja vahe Tatjana Mannimaaga on üle 7,5 minuti. 7:37, nii et 2:48 siis vahe Antonella Confortolaga, enam-vähem niisugune, nagu ta siin ka viimastes vaheaja punktides olnud on. Naiste esikolm, kui nagu kuulsime Martti Himma intervjuust, siis tema ja Algo Kärp ja Martin Hammer üritasid veel 3-4 kilomeetrit pärast Palu vahefinišit. Audun Laugaland teine
ja meie võime rõõmustada siis Martti Himma, 28-aastase Tartu suusamehe Sparta spordisklaasilt. Ja Tanja võib igati tänase sõiduga rahul olla. Selge see. Ja nii ongi. Arvepidamine oli õige. FIS maratonide karikasarja. Aga siin on siis oote valmis juba need, kes lähevad 31 kilomeetrisele distantsile Arulast. Ja siit Arula teeristi juurest siis stardipaik on. Aeg on käes ja nendel siis 31 kilomeetrit Elvasse. Ja ega siingi on päris korralikult rahvast. Kui vaadata registreerimise andmeid, siis pikale 63 kilomeetri pikkusele distantsile oli end kirja pannud 5000 sõitjat ja 1437 siis sellele lühemale 31 kilomeetrisele sõidule. Et tegelikult on päris kõva trekitamine. Kui kääri sõita, siis esimene mees peab olema peaaegu spagaadis. On olnud siis kaunis talvepäev, aga see veel jätkub. See kindlasti jätkub ja päike jõuab veel loojuda ja ta veel jätkub peale päikese loojumist ka tõenäoliselt, et kuigi on kiired olud, aga kindlasti see